Kallis kogudus ja kallid vaatajad, ma tervitan teid kõiki Jeesuse Kristuse nimel üle pika aja jälle oma koduses olla koos teiega siin ja ka eks on välja kujunenud ka üks hulk juba kindlaid vaatajaid. Jumal neid õnnistagu ja rõõm, et ma saan täna jagada Jumala sõna, mida Jumal mulle nagu andis sellel ajal, kui ma olin ära. Võin öelda, see oli seotud ka haigusega, viirushaigusega ja mitte kergelt, aga Jeesus oli minuga ja ma olen jälle rivis. Tänu Jumalale, tänu kalli Marianna abistavale käele kogu aeg kõrval, kes on. Ja Jumal teeb suuri asju, ma ütlen nii palju ainult. Aga see jutlus tuli, ma ütleks seda, kas on tunnistuse vormis või kuidas seda võtta. See koosneb nagu 3 osast. Siin on 3 isikut, kellest ma räägin. Need on erinevad inimesed, aga see anti mulle just see aeg, kui lahkus Rein Uuemõis. Ja me rääkisime tihti temaga telefoni teel, korra helistas tema mulle, mina talle, ta ei kuulnud küll hästi, aga võin öelda, see oli mulle nii raske löök, et ma võin öelda, tema oli minu viimane vaimulik isa, kes lahkus. Kõik teised, ma ei hakka siin nimesid tooma, kes on olnud mulle toeks, kelle juurde ma olen saanud minna rääkida kui isa juurde. Ja aastate vahe Reinuga meil on ainult 13 aastat. Vanusevahe oli, aga ikkagi minu usule tuleku juures, ma seda kõik räägin mõne sõnaga teile, oli tema lahkumine, oli löök. See oli mulle, et nüüd on viimane isa läinud. Ühtegi ei ole siin. Kõik ootavad seal üleval. Harri Eller oli üks neist. Hiiumaal tihti käisime. Fotod on tehtud, kus ma olen põlvede peal ja Harri käed on minu peal, õnnistab mind ja pool. Vana jumala mees Kanadast, kes on tulnud ja Veiko Võsu käis ka tihti tema juures. Nii et ja on veel neid isasid olnud. Aga kui Rein lahkus, ma ei saanud isegi ta matusele, Marianna käis ja mul tuli meelde kohe üks asi, mida ma täna jagan teile. See on seotud Reinuga, kuna 2 asja, ma püüan võrdlemisi lühidalt ja kokkuvõtlikult. Ma olen neid asju ka rääkinud, oma kogudus ühte kui teist teab, aga paljud ei tea, seda ei näe. Me näitame ka mõned pildid siin. Ma tahan seda öelda, kui tuli Eestisse Billy Graham Ameerikast jutlustama, siis Oleviste kirik, mis räägivad kuskil mahutab 2000 inimest või nii. See oli 1984. aastal, et seal oli 4000 inimest. Mul on pildid isegi, kui täis ta oli. Seal ei olnud, tõesti võib öelda, nõelal ka kohta kukkumiseks. Ja üks päev enne Billy Grahami teenistust Olevistes oli Olju Staling teenistuses teises kohas Olümpiahotelli 14. korruse kokteilibaaris. Ja sinna tuli Rein Uuemõis ja tõi mulle kutse Billy Grahami teenistusele. Ja ma läksin see järgmine päev sinna. Selleks ajaks oli mu oma
elupinged juba kasvanud haripunkti, võib öelda. Jumal teab aega, millal ja kuidas ta midagi teeb. Täna me kuuleme sellest, just nendest asjadest. Ma tundsin Reinu ennem, me olime rääkinud. Ta oli minu onu juures käinud, kui onu oli haige, tal lõi kangreen jalga, ta oli juba mitte halvatud, lamav haige. Ja Rein tuli ja palvetas ja see kangreen kadus, jalg jäi alles. Nii et Reinu, meil olid temaga tutvus nii-öelda, aga sellist võet. Aga peale seda Billy Grahami teenistust minu töö oli lõppenud Olümpiahotellis. Ma ei saanud seda enam teha edasi. Ma ei saanud olla seal, tegeleda sellise tööga ja siis, kuna Jumal oli mind puudutanud ja Billy Grahami koosolekul ma tõstsin ka käe üles. Kuigi teda hiljem oli kuulda, seal oli tohutu KGB oli sees. See aeg oli ju teine aeg, see ei olnud vaba aeg veel Eestis. Ja aga olla keelatud, et mingit altari kutset või teha ei tohi niukest, aga ta tegi ikka seda. Vähemalt käega anti märku. Ma olin ka siis see, kes andis käega märku, et oma elu anda Jeesusele. Ja teate, kui te teete selle asja, see mõjub. See mõjub. Minu asi oli väga lihtne, ma ei saanud enam seda tööd, ma olen teile rääkinud sellest ja ma ei hakka kordama, ma ei saanud enam edasi seda teha. Vaatamata sellele kõik need nii-öelda ilmalikus väärtuses, mis seal oli, raha ja muud soodustused ja võimalused, kõik, see oli lõpetatud. Ühe hetkega, ühe päevaga, üleöö kõik lõpp. Tänu Jumalale. Ja läks veel natuke aega, kui me Oleviste kirikus peale ühte teenistust olime põlvede peal Reinuga ja ma andsin oma elu Jumalale. Nii et tema oli siis minuga. Nii et saate aru, kes ta mul oli. Ja nüüd Rein lahkus. Ma nutsin, ma väga harva, kui niuks pisarad ja nii tuleb, aga see oli lihtsalt nagu sa kaotad oma ühe armsa inimese siin, keda enam siin sai kohta. Teda ei ole. Ma rääkisin Teeduga, ta oma pojaga, rääkisime ja ta oli ka huvitatud mõningatest fotodest, mida Rein vanglas olles. Mul oli luba teha vangla kirikus ja seal fotosid ja Rein oli väga tihti, kes külastas minuga koos vanglat. Ja esimene nagu jutlus või tunnistus, kuidas me võtame seda, tuleb sellest. Aga nüüd, alati ma mõtlen ka jutluse nagu pealkirja peale või kuidas teda sõnastada. Ja siin oli ainult need 3 asja, mis mul tulid, need oleks võinud rohkem olla, ma oleks võinud rääkida palju rohkem kui täna. Andku Jumal mulle jõudu, et ma jõuan selle teile ära anda edasi, mida Jeesuse surma mälestame. Aga ma tahan seda öelda, et 3 teemat ja 3 isikut oli selgelt, mida ma valisin välja. Neist esimene on Rein, teine on ka üks mees ja 3. on ka. Ja need on kõik Jumala töö, kuidas Jumal teeb seda. Ja kuidas pealkirja ma mõtlesin, kuidas me pealkirjastame selle, siis tuli mulle kohe ainult üks laul meelde. See on see, mida Jeesus teeb. See on see, mida Jeesus teeb. Ja täna selle laulu
mitte ma ei piirdu selle sõnadega ainult siin, vaid me kuuleme seda ja ma palun, meie armsad ülistajad tulevad ja läheme kaasa sellega, see on see, mida Jeesus teeb. Nii, vaat see on see, mida Jeesus teeb, millest ma täna tahangi rääkida. See on see, mida Jeesus teeb. Kellel on murtud süda olnud, kellel on ahelad olnud, kuidas need on langenud, kuidas vihkamine on armastuseks, kas sa oled näinud seda? Meie oleme näinud seda. Ja usun ka teie olete näinud seda. Aga see on see, mida Jeesus teeb. Ja ma juba Reinuga sellest algusest rääkisin, kuidas minu elu sai Jumalale antud. Ja ma tahan edasi rääkida just mõningad episoodid vanglast. Kuna Rein oli alati, kui ma kutsusin teda, ta tuli, mitte kunagi ta ei öelnud ära.
ja ta sai vangidele väga, nii nagu minule ta on isaks olnud, samamoodi oli ta meestele seal alati väga oodatud ja meil oli temaga koos väga hea teenida vanglas. Aga ma mõtlesin ühe asja peale selle jutluse koostamisel, et milliseid olukordi Jumal teeb või milliseid olukordi ta võib luua selleks, et jõuda inimeseni, keda ta tahab päästa. Ma kirjutasin selle üles. Milliseid olukordi Jumal võib luua või teha selleks, et jõuda inimeseni, keda ta tahab päästa. Siin on tegu täna 3 mehega. Ja Jumal, üks on siin. Mind ta päästis Reinu kaudu sellisel teel, nagu ta tuli, tõi selle kutse ja sealt edasi juba, aga edasi see vanglalugu läheb teiste meeste peale. Ja ole palun valmis, et panna, kui on, ma näitan mõningad fotod teile. Nagu ma ütlesin, mul oli luba, oli vanglas pildistada Jumala teenistusi, olid nad siis väljas või kiriku sees. See oli direktsiooni poolt antud luba. Ja kui Patarei vangla pandi kinni, likvideeriti nii-öelda, siis kõik vangid viidi laiali vanglatesse, juba hakati neid eurovanglaid ehitama ja kõik Tartusse ja Ida-Virumaale ja siin Tallinna vangla veel töötas, see oli vana. Ja Patarei vanglas oli surmamõistetute osakond, kus oli mehed, kes mõisteti surma, see oli teadagi millegi eest. Oli mehed, kelle hingel oli mitu inimelu ja nii edasi. Nad ootasid oma surmaotsust seal. Ma käisin ka seal kambrites, ma juba siis töötasin kaplanina, kui veel eksisteeris see Patarei vangla. Ja siis tuli Euroliit ja uus kord hakkas ja muudeti see surmaotsused eluaegseks vangistuseks. Ja siis oli nii, et jaotati ära vanglate peale need mehed, kes olid kõik need eluaegsed, siis nüüd juba Murru vangel, mina olin Ämari vangla ja Tallinna vanglasse siia toodi. Aga neile valmistati ette eraldi kambrid. Ja kuna ma olin seal sees ja nende meestega ka tuttav, kes tegid remonti, siis seal hoovinurgas oli üks vana kartseri maja, niisugune ühekordne, kus olid teatud kinnipeetavad rangemas olukorras. Sinna valmistati 5 või 6 või 7 kambrit, ma täpselt ei mäleta, eluaegsetele. Ja see vangla ruumid, seinad, rääkimata trellidest topelt, mis see maja oli, ta oli väike ühekordne maja, seinad seest vooderdati raudplekkidega. Rauaga, et sealt läbi ei saaks välja keegi minna. Niimoodi hoiti neid mehi eraldi kambrites, seal olid väiksed kambrid, trellitatud uksed ja veel oli ees üks ruum, seal oli valve. Vangla sees relvastatud valvet ei tohtinud olla, aga tal oli raadiojaamad ja kõik tol ajal, mis oli need relva võib ära võtta, kasutada teistmoodi, relvastatud valved olid ainult tornides nurkade peal. Aga valve oli seal sees.
trellitatud ukse taga ja siis veel omakorda need kambrid. kui neid mehi viidi välja jalutama tunniks ajaks päeval, siis nad pidid läbi selle ukseaugu, kus anti toitu sisse, panema oma käed. Need käed pandi rauda ja nii lubati nad välja jalutama. Miks ma seda räägin kõik, missugune oht ja kartus ja asi oli algul, et no niisugused inimesed ja kuidas isegi välja jalutamisel käed olid rauas. Ma mäletan, kas ette või selja taha pani, kui käed rauda viidi. Ja nüüd ma läksin neid vaatama, aga rääkisin läbi selle trellitatud uksevõre nendega ja ütlesin, et kas teil oleks selle vastu. Ma ei tundnud neid kedagi veel. Et kui me tuleme siia ja kuulutame Jumala sõna teile. No nemad nägid, ma olin kaplan, teadsid seda juba. Ja patareis juba olime siiski tuttav seal, paar mees, no nad teadsid, mind nad teadsid kõik. Ma ütlesin, ma kutsun oma vaimuliku isa kaasa, et tuleme teie juurde ja kuulutame teile Jeesusest. Ja me oleme nõus. Mehed ütlesid nii. Siis ma läksin direktori juurde, aga enne seda oli mul kokkuleppe Reinuga juba ja ka direktoriga, et ühel ajal kokkusaamise tund määratud. Ja ma tutvustasin direktorile Reinu kui oma vaimuliku isa, sest mul oli juba, ma olin aastaid töötanud vanglas, mõned aastad, see oli juba mitte algusaeg päris. Ja Jumal, ma ütlen kohe ette ära, tegi erilisi asju, tervendas seal juhtkonnas neid ja mul oli nagu selline usaldus või autoriteet sõna otseses mõttes, et kui ma midagi palusin või siis see asi lubati. Ja kõigepealt, kui ma läksin siis Reinuga direktori juurde, tutvustasin teda talle ja ütlesin, et me tahame täna minna nende eluaegsete juurde, aga Arvi oli ta eesnimi, me rääkisime sina peal. Ma ütlesin, Arvi, mul on üks palve, et need mehed lastaks välja oma kambritest siia ühisesse ette ruumi ilma käeraudadeta. Ja teine palve on see, et see valvur, kes on selle teise raudukse taga, et see läheks ära, et teda seal ei oleks. Seda ma palusin direktori käest ja Rein istus minu kõrval seal samas. Reinu reaktsioonist võib-olla natuke hiljem. Ja direktor lubas seda kõike. Kui teile võib praegu tunduda, et see on hullumeelsus, see võrdub tema enda vabadusega. 5 tursket meest, keda te varsti näete fotode peal, võtta pantvangiks 2 meiesugust meest, see ei ole mitte midagi, või lihtsalt tappa. Hiljem seal ühte valvurit rünnati ja see on küll nende meeste hulgast hiljem ja noaga isegi. Tal oli ka selles olukorras oli pussnugaali seal sees. Nii et kui midagi taheti, siis kõik saadi. Ja direktor lubas kõik, andis korralduse. Tollal oli raadio teel, vene keeles, eesti keeles, lubada kaplan koos vaimulikuga sinna ja valve ära ja mitte käeraudu panna. Nüüd ma palun, me vaatame ühte pilti. Te näete, mina räägin. See on esimene pilt. Siin on
4 meest on peal, ühte ei ole siin. Siin on Rein keskel. Vaadake neid meeste kasvu. Ja meie oleme siin päris nii väiksed. Muide, see mees on olnud siin kirikus, ta oli minu juubelil koos Reinuga, kohtusid siin ja tema oli 38 aastat vanglas. 38 aastat vanglas. Ja siinsamas on ta andnud ka tunnistust. See on, näete, siin on näha neid rauduksi, siin on eraldi kambrite uksed, see on ümberringi. See on see ruum nüüd, kus nad on ilma käeraudadeta ja valvur oli seal läbi teise ukse taga. Valvurit ka ei olnud seal. Meie olime seal. Palun pane see teine pilt. Siin on samas ruumis tehtud, siin on üks sein, tagasein seal tehtud. Jällegi need samad 3 meest, aga 2 on veel. Ja Rein on siin jopega, juba hakkame ära vist minema. Mina tegin seal pilti ja nendest 5 mehest 4 meest andsid oma elu Jumalale. See on see, mida Jeesus teeb. Ma täna kordan seda mitmed korda. 5 meest, rasket kurjategijat ja nendest 4 andsid elu Jumalale. Üks nendest, see on ka siin pildi peal, tema ütles, tema on õigeusklik ja ta nagu ei vaja seda. Ja pravoslavne ja nii ta oli, aga me rohkem ei rääkinud. Aga need pildid on tehtud, see on ajalugu omaette. Ja ma ütlesin Teedule, Reinu pojale, ma ütlesin, ma võin sulle anda mõned vanglapildid, mida kindlasti sa jäta omale mälestuseks ja ta tegi koopiat nendest, nii et on nende kodus ka nüüd need. See on nüüd see, mis juhtus just nende eluaegsete vangide juures, kellest 5 mehest 4 ja hiljem see, kes istus Reinu kõrval, oli vangla kirikus korrapidajaks. Ja kes siin koguduses on ka käinud. Peale 38 aastast vangistust ta sai vabaks. Ja mõned pildid ma näitan veel. See on kõik Reinuga seotud ja vanglaga. Pane järgmine. Siin on enne ristimist tavaliselt, mul olid külalised. Siin oli ka Rein oli Ülo Niinemägi ja Siim Teekel, mina olen siin. Ja need on valgetes kitlites. Samamoodi näete, see mees oli minu sünnipäeval siin. Ta oli ühe grupeeringu ihukaitsja, selle juhi ihukaitsja. See sama mees. Ta oli ka siin. Ta on usus. Need mehed on Jumala lapsed. Need on enne ristimist tehtud pilt. Me palvetame ja siis palun järgmine. Siin on juba meie ristimise haud siin taga. Rein on siin. Mina olen siin ja need mehed peale seda kohe saab ristitud siin ees. Vaat selline oli see ristimise moment seal enne seda. Palun järgmine. No, siin on tuttav inimene, aga minu kallis risti või vaimulik isa on siin jagamas meestega. See on vanglakirik, vanglakiriku sein, meeste oma maaling, Jeesus Kristus on issand. Teised pool on näha ühes kohas, kus tuvi on ka veel püha vaimu sümbol. Ja see samane rist, valge rist puust, see on praegu minu kodus. Selle ma jätsin omale mälestuseks. Et kui minu matmiseks olla, siis las mõni vangidest tulla sellega ja seda teab. Kes vaja on, seda teab. Ja see rist tuleb, seal on küll hauakivi juba olemas, aga see rist on vanglas tehtud ja selle risti all on põlvitanud 1000 mehed. 1000 mehed selle 17 aasta jooksul. Nii.
paneme järgmise. Siin on üks sõbralik jumala mehe käepigistus ühe noore vangiga. Noore vangi. See mees tegi ülistust muide. Laulis hästi ja kitarri mängis. Nii. Võib järgmise panna. Siin sama vanglasaal. Siin on ka mingi väiksem grupp, võib-olla piiblitund Reinuga siin istume kõrvuti. Ja järgmine. Siin olid niisugused väiksed jutuajamised, kohvi joomised, nii nagu ka meil seal oli see kõik kirikuruumides. Siin on, see mees töötab praegu kuskil missionis, välismissionis, ma tean, Reinuga siin, meie siin, see ka vang ja nii, et see vangla kirikus, see oli kodu, miks ma teile räägin, et see puudutab ka täna minu ühte osa minu elust, milleni ma jõuan, see oli meie perekond seal, Marianna, see on meie perekond. Üks asi on rääkida ja teine asi on nagu näha. Ja meid armastati, sa tundsid, oodatati ja armastati. Ja meie armastasime neid. Mitte pattu, mitte neid tegusid, mis oli tehtud, aga muudetud elusid. Nii, palun, pane järgmise. Miks ma selle panin, esiteks, siin on jällegi, alustame Reinust, aga see mees sai Jumala lapseks ja ristitud ja kuna Marianna väga kogu aeg on palvetanud oma poja pärast, kes oli sama pikka kasvanud, siis see mees sai Mariannale seal väga lähedaseks nagu oma poeg ja ta rääkis temaga ja väljas ta oli Lootuse külas muide, kui ta tuli välja vanglast. Viimati ma seal teda nägin, aga vaat see on see vangla sein Jeesus Kristus ja see sama pilt. Jällegi Rein on siin. Edasi. See on võetud, see on vangla üks tugevamaid mehi oli. Seal oli ka oma võistlus jõu tõstmistes ja kõiges oli, sa tead Aivot. Ja Aivo kõik oli see, aga Aivo tuli hiljem vähk, Tartu vanglast oli. Ja ta Mariannaga me käisime haiglas, ta juures palvetasime, ta sai terveks. Töötab praegu kuskil väljas elab, on käinud ka siin kirikus. Jälle Rein siin, jälle vanglas. Ja edasi veel kohe lõpevad nüüd. No siin on ta üksinda. Ja veel vist ongi kõik. See on viimane, see on nüüd Rein vanglas, Jeesuse pildi all vangide joonistatud pilt. Siin on tuvi, nagu näete, püha vaimu sümbol. Hiljem, kui vanglasse tulid ka õigeusklikud ja teised usundid, siis neid hakkas see tuvi kuidagi häirima, see püha vaimu asi, aga me ütlesime, kõike muud, see on vangide poolt tehtud nii, seda ei puudu keegi, ega maha ei kus. Vaat see on nüüd see lugu ja sellega jah, võib lõpetada see piltide asja. Ma ütleks, et läbi elada kõike seda, mida mõne sõnaga ma sain siin rääkida ainult edasi, see jätab oma jälje. Need on mälestused. Ja need on sellised mälestused, mis on kordumatud, kustumatud. Sest teinekord, kui me siin mõnikord räägime, Mariannaga lähme natuke võib-olla ka nii hoogu ja räägime asjadest, siis kujuta ette, kui sa oled nende asjade sees olnud ja kõik, eks ole. Ja nüüd kõik see, et meid lubati, direktori poolt lubati selline asi. See oli, Jumal oli enne teinud oma töö ette valmistanud. Ja nagu see teema mul oli, et Jumal loob olukorrad, et jõuda inimesteni. Jumal loob olukorrad. Jumal lõi olukorra, et jõuda nende inimesteni sinna. Nende 5 meheni, 6 meheni,
5 andsid elu Jumalale. Jumal lõi selle olukorra, aga selleks ta valmistas direktorit ette. Ma räägin ainult ühe asja, kui direktor oli haige, ma läksin saama sinna allkirja ühele avaldusele. Ta köhis väga ja näost ja kõik punane, kõik ütles, Oljus, ma palavik, 40 on palavik, kohe ma lähen, too ruttu siia, ma kirjutan sulle alla. Ja kõik, kui tulid külalised või mingi üritus, alati tuli allkiri saada, niisugune kord oli tolla. Ja et ma lähen kohe koju, ma lähen kohe ära ja mind ilmselt mitu päeva ei ole. Ma läksin sinna, ta kirjutas alla ja ma lähen ukseni selle avaldusega, suur kabinet oli, pikk laud, palju toole seal, jõuan ukseni ja ma ei saa välja minna sealt. Seda te täna kuulete hiljem ka, kui Jumal räägib suga. Ma ei saanud välja minna. Mida sa teed? Mine tagasi. Ma läksin tagasi ta juurde, ta istus vormist, nagu oli suured pagunid õla peal. Ma panin oma käe ta õla peal, ma ütlesin, Arvi, kas ma võin palvetada su eest? Jah, võin, lubas. Ma palvetasin ta eest ja Jumal tegi ta hetkega terveks. Ta ei läinud koju, tal ei olnud enam palavikku midagi. Vaadake, kuidas niisugused load hiljem tulivad. Jumal teeb oma tööd. Ta valmistas pinda ette juba. Hiljem oli küll üritusi, kus tuli vange välja lasta ja ta usaldas mind, ta lubas. Peale selle ma seisin vanga valvurite eest ja töötajate eest, keda taheti keeleeksami pärast seal massiliselt lahti lasta. Käisin ministri juures, ma olen rääkinud teile. Tähendab, sina Jumala inimesena pead ka midagi tegema. Ja, me tahame teinekord kõike saada, aga ei taha teha palju. Aga tead, Jumal on mind eriliselt nendesse asjadesse viinud. Mina ei ole võib-olla niisugune suur jutlustaja ja piibliõpetaja ja teoloogiat ei tunne nii hästi, aga mind väga on huvitanud eluaeg niisugused teatud põnevad olukorrad, millegi sisse minna. Mind on huvitanud see. Mõni asi, vaat me peame selle saama ja Jumal teeb, eks ole. Ja Jumal on andnud neid asju. Kuuleme veel. Nii et Jumal valmistas ette selle pinnase juba. Nii et minul ei olnud probleemi, kui ma läksin, siis mis loomulikult ma ei läinud, isegi 3 meest ma sain metodisti seminari õppima. Üks oli minu sünnipäeval siin, ta on praegu suur ärimees seal Harkujärve koguduses, 500 alluvat on tal. Ja ta oli vanglas, oli samamoodi karistuse all oli mees. Ja vaat need on inimesed, kes on läbi elanud niisugused asjad, aga kes on jäänud Jeesusesse. Ja see on see, mida Jeesus teeb. Ja sellepärast ma väga nagu tahan just seoses selle Reinu lahkumisega 13. veebruaril mõtlesin, et au ainult kuulub Issandale ja need on olnud sellised olukorrad, mida ma ise mõtlen ka tagant järgi oma elu peale. Mõtlen, et kas ikka tõesti oli ikka nii, tead. Ja, ta oli nii. Ta oli nii. Ja sellega lähen praegult edasi. Jah, vaimulikku isa ei ole enam. See on mul
raskem. aga Jumal on olemas ja küll ta on kõigega arvestanud. kogudus on hea elukaaslane, on mitte selles mõistes elukaaslased nagu täna. me oleme ikka registreeritud juba varsti. kaasvaidleja. jah, ja ühise töö peal olnud koos. nii, aga ma lähen edasi, teate, ma lähen edasi teise loo juurde. oli üks dokumentaalfilm, mida tuhanded inimesed üle Eestimaa nägid ETV-s. dokumentaalfilm näidati ühest mehest ja seda nägid tuhanded inimesed. ma rääkisin paari pastoriga veel. oli jutt, mõlemad olid näinud ja te kohe kuulete. see film oli tehtud Vello Salost, kes oli Pirita kloostris vaimulik. mis oli taga juhtunud, aga ta oli väga-väga endast väljas. ta oli voodis, seal olid inimesed, see dokumentaalfilm on nähtud. ja räägiti temaga, ta ei kontakteerunud eriti, see oli enne tema lahkumist juba, ta oli kõrges vanuses siis. ja püüti aidata. on Eesti Televisiooni dokumentaalfilm olnud niimoodi. ja siis on seal üks episood, kuidas üks naine, ta lamab, tema kohal seal pendeldab. ütleb see teile midagi? see on esoteerika üks vorm, eks ole. on need kaartide panemised, on need pendeldamised, on need kristallkuulid ja nii edasi. see on piibli järgi me teame, et see kõik on Jumala poolt väga keelatud asi. kuidas see asi alguse sai, ma ei tea sellest midagi. kes see naine oli, kes selle pendliga seal oli, ka ei tea. aga see, mida ma nägin ja mida nägid needsamad tuhanded inimesed, eks ole. aga mida veel nägi ainult üks inimene, sellest ma räägin täna. ja püütakse ju aidata inimesi nende pendeldamistega. ma olen isegi näinud kuskil kaubanduskeskuses või toidukaupluses seal mingi toiduasja võtab ja pendliga seal peal. ja pendeldab, et kas see on. see on täielik nõidus, see on see esoteerika, see on kuratlik asi, see on teemonlik asi. ja sellise asjaga avad ükskõik, kes ei võiks ka olla seal, olgu ta preester, pühak või vang. sellise asjaga ma julgen seda välja öelda või olgu ta sama Oljus Stalin seal. kui niisugune asi toimub, sa avad tee teemonlikele jõududele. see on jah ja aamen. sa avad kuradile tee. ja see vaene mees oma olukorras püüti siis aidata, võib-olla tervendada, võib-olla midagi teha muid. ma nägin seda filmi, mida nägid, ma ütlen, üle Eestimaa nähtis. ja kindlasti saab praegugi vaadata, kui tahad. ja järgmine päev kodus selgelt üks äärmuses ütleb, mida sa ootad?
ma sain aru kohe, mida sa ootad. Ja ega enne ei saanudki rahu, kui panin ka pastori särgi ja tumeda ülikonna ja istusin autosse ja see on ainult 10 minuti sõit minu kodust Piritale. Ja ma läksin sinna kloostrisse. Seal istuvad all nunnad tavaliselt olid. Nad rääkisid küll eesti keelt kangelt nii, aga see päev oli üks eestlane, üks noorem naine oli seal valves. Ja ta tundis mind, oi pastor Oolius. Isegi tead, mina ei tundnud teda ära, aga võib-olla oligi tunnistaja kuskil. Ma ütlesin, teate, ma tahan isa Velloga kohtuda. On see võimalik? Ta ütles, ta on küll oma toas, aga ta liigub veel, ma kutsume, et minge siia alla raamatukogu ruumi ja me kutsume ta sinna. All esimese korruse peal seal Pirita kloostris see raamatukogu ruum oli, ma läksin sinna ja ta tuli varsti sinna. Me oleme temaga kohtunud, rääkinud, tervitanud nii, aga ta oli vilets, ta oli vana, ta oli haige igatpidi. Noh, vaevalt ta mind seal ära tundis ja seda vaja ei olnud. Mina ütlesin talle nii, Vello, Jumal saatis mind su juurde, et palvetada. Oled sa nõus? Tahad sa palvetada? Jah, ma ütlesin, palvetada kõik oma elu, mis on tehtud, andeks Jumala ees ja lepitust paluda kõik. Jah. Me palvetasime, ma ütlesin ette, tema istus laua taga, ma seisin ta kõrval ja palvetasime selle nii-öelda päästepalve sõna otseses mõttes ja tühistada kõik otseselt, sellest ma muidugi ei teinud juttu midagi, aga lihtsalt, et Jumal annaks andeks kõik, mis on tehtud teadlikkus või teadmata. Väga võimalik, et tema oli ise olukorras, kus ta ei saanudki aru, mis ta juures toimus. Aga see tohutu rahutus tal oli ja seal öeldi. Ja ma võitsin teda õliga, panin oma käed ta peale, õnnistasin teda, kallistasime ja nii ma teda viimast korda nägin. Ei läinud kaua, võib-olla 3-4 päeva tuli teade, Vello lahkus. Läks koju. Rein läks koju, tema läks koju. See on see, mida Jeesus teeb. Vaadake, siin on tunnistus ja mul on veel neid tunnistusi võiks olla. Rääkida, mida Jumal on teinud. Ma ei räägi rohkem sellest asjast. Ta on nii armuline, et ta halastab inimese peale. Me ei tea, mis saatus oleks võinud tabada teda, eks ole. Aga Jumal sekkus, ta sai andeks ja ta lahkus ja läks Jumala juurde. Ja seal olin mina. Väga paljud nägid seda, mis kurat sõna otseses mõttes tegi ja kuidas tahtis puutuda. Aga mina nägin seda, mis seal toimus. Ja sellest mõne üksik inimene ainult, kellele ma olen rääkinud. Aga kuidagi Jumal andis südamesse, räägi. Siin ei ole midagi, kedagi süüdistada või panna, see näitab meile, et kõigiga võib juhtuda. See on hoiatus, olgu hoiatus. Ka niuke inimene võib sattuda olukorda, eks ole, kui ta on juba jõuetu nii ja sa ei tea, kes tuleb midagi tegema. Nüüd 3. viimane, millest ma räägin. Aastal 2007 lõppes vangla töö. Vangla pandi kinni ja saadeti vangid sealt ära. Pikka mööda kõik meie töö Mariannaga lõppes seal. Ämari vanglas. Murru vangla töötas veel paar aastat. Juhtus niisugune asi, et see kõik, nagu te nägite, meie perekond, meie asi, meilt võeti ära see kõik. Ja ma jäin haigeks. Ma võin nii öelda. See on depressioon, kui nii võib seda öelda.
ja hakkas see selliselt, et ööseti vererõhud läksid täitsa lakke nii-öelda 200-ni ja nii. Kiirabi käis järjest, kiirabi. Ja Marianna minu kõrval seal, ma vaatasin, et ta juba on ka nii läbi sellest niisugusest üleelamistest kõik, mis on. Ja arst ütles, üks kiirabiarst, aga noh, mis seal on, nüüd on paanikahäired ka teile. Ma ütlesin, aga kuulge, kui ma normaalselt, meil on rahu majas, ma ei tarvita alkoholi, me ei riidle omavahel, ma lähen õhtul magama ja öösse ärkan üles, ei saa magada ja vererõhk on 200. Ma tahaks öelda, kellele ei teki, siis mingi, ma tean, mis selle tagajärg võib olla, eks. No jah, te peate seal pöörduma teisele arstile. Ma läksin, otsisin oma tuttava arsti üles, kes oli psühhoneuroloogia haiglas, ühe osakonna juhataja, minu hea tuttav, psühhiaater, meesterahvas. Ja see osakond oli, võiks öelda, vippide osakond, mis oli ehitatud. Seal olid ühetoalised või kuidas on, palatilised luksnumbrid sõna otseses mõttes. Väga tasemel asi. Maja ees seisid põhiliselt Mercedesed, nendega käidi kodus, kui oli vaja. Niisugune vaba käik. Ja seal olid siis kõik need inimesed, kes olid närvidega, mitte hullumeelsed, vaid närvihaiged, kuidas me ütleme. Ja kuna ma elasin läbi seda asja kodus ja läksin ja rääkisin selle arstile, siis ma ütlesin, et kui olin oma olukorra ära rääkinud, ma kirjutan sulle rohud. Sa vajad rohtu selle jaoks, kindlasti kohe. Aga ma teadsin, mis rohud need tulevad juba, et need on antidepressandid ja kõik niisugused ja selline olukord ja hakkan nüüd kodus selles olu, lähen koju ja hakkan seda rohtu. No ei. Ma ütlesin talle, ole hea, võta mind siia haiglasse. Võta mind haiglasse. Hästi, tule homme. Ja. Anti ilusti teise korruse peale omaette number, tuba, kõik kirjutuslaud sees ja väga hea remont tehtud ja kõik. Ja hakkasin rohtu võtma siis, antidepressante ja mis seal veel oli. No muidugi ma sain magada ja jah, siin võib öelda, ma pean ütlema, et nad mingil määral aitasid, aga üks päev, kui ma ka tulin koju ja läksime autoga kuhugi sõitma Mariannaga järsku, Marianna ütleb, lükkab mul, kuule, ma ei saanud aru, et ma sõidan teisel teeserval, vastassuunas. See oli rohu mõju. Aga jällegi Jumala käsi hoidis ära. Nii ma olin seal haiglas 2 nädalat. Ja rohtu võtsin natuke kauem, aga see eriliselt Jumal vabastas mind kõigist nendest. Aga nüüd see 3. lugu teile räägin. Vaadake, seal oli söögisaal, väga ilus, mugav, head toidud olid kõik. Ja me sõime koos seal, seal ei olnud palju rahvast. Me saime tuttavaks omavahel. Ja kõik sai teada, kes ma olen. Ma olin kaplan siis ju, mu töö seal vanglas lõppes, aga ma olin pastor juba edasi ikkagi. Ja said teada ja hakkasid muga rääkima. Paljud seal, küll söögisaalis, küll seal. Ja üks õhtu minu toas keegi koputab ukse peale. Ja tuleb, nimesid ei nimeta, ütleme üks Eesti koondise kuulus korvpallur, vana mees juba, veteran võib öelda ka pikk, laia õlgadega suur mees. Ja ütleb, kas saab
sinuga rääkida. Ma ütlesin, palun, istu. Ja see mees, vaatama tema sportlaslikule karjäärile või jõule kõige, ta hakkas nutma nagu väike laps, ütleb, ma enam ei suuda. Ma enam ei suuda. Depressioon. Niisuke mees. Miks ma räägin neid asju? Ma räägin sellepärast, see räägib meile täna paljudele midagi räägib. Me võime arvata, see sinna ei tule või tee seda, tee teist. Ta ei olnud mingi joomamees, ta oli korralik mees oli, aga ta ütles, ma enam ei suuda. Ma ütlesin talle, mina sind aidata ei saa isiklikult terveks teha, aga ma tean ja tunnen teda, kes saab seda teha, kui sina oled nõus sellega. Ühesõnaga pikemalt rääkimata juhatasin ta Jeesuse juurde, ta võttis vastu Jeesusega oma päästja, palvetasin, õnnistasin teda ja ta läks oma numbrisse ära. Õht oli kätte jõudnud, see oli juba öö tuli ja hommiku, kui olime söögilauas, tuli ta minu juurde, aga see mees säras. Ja ta ütleb mulle nii, et tead, öö jooksul käidi 3-4 korda minu toas, seal ju uksed olid, ei olnud kinni, need ei saanud lukku panna. Ja et nad ilmselt teadsid, mida ma tahtsin teha. Ta tahtis oma elu võtta. Ta ei suutnud enam elada. Selline mees murtud oli nii läbi ja pisarates tuli, ma ei suuda enam. Oli tal varutud rohud selle jaoks või mingid muud vahendid kasutada, seda ma ei tea, ega ei küsinud ta käest, aga see on see, mida Jeesus teeb. Ta saadab sind ka niisugusesse haiglasse, kui on vaja. Kus siis sa oled haige? Ja. Olin ise haige, eks ole. Seal oli üks naine, kes põdes bipolaarset depressiooni, on väga raske, väga palju lõpetavad enesetappudega. Siis kui Marianna tuli mind vaatama, siis ma viisin nad Mariannaga kokku. Marianna palvetas, see võttis Jeesuse vastu ja hiljem tuli koos oma perekonnaga Oleviste kirikusse alfa kursustele. Ja ka siin kirikus on käinud isegi. Ja vaat niisugused asjad on. Aga nüüd on lõpetuseks selle loole ja üldse sellele ütlen veel, et inimesed vajavad Jumalat. Olgu ta, me nägime, hakkas pihta nende vangidega, eks ole, kuidas Jumal kasutas vanglas Reinu ja mind, et ma seal olin. Edasi see Vello Salo lugu. Jah, oli juhtunud asi, eks ole, võib juhtuda. Aga Jumal pani käe ette, et ei, see mees on minu oma. Ja lahkus ta palvega, seda mina tean, mis ma tegin. Mõni võib mõelda või öelda või see mind ei huvita. Jumal teab seda. Palvetasin, võitsin õliga, palus järgi, kallistasime ja varsti läks koju. Aamen selle peale, tead. Aga haigla asi lõppes sellega, et üks päev seal juba lõpupoole ma olin peale, kui see korvpalluri asi oli ja veel oli neid, kes käisid muudkui rääkima, tulid rääkima, mina ka rääkisin ja kuulutasin ka Jumalast. Ja siis see samane osakonna juhataja, minu tuttav, kutsus mind välja oma kabinetti ja ütles mulle väga, temaga üks vähestest arstidest, kellega me teie tänase päevane räägime, kui kohtume. Ta ütles, härra Taaling, siin majas lubage ikka meil tervendada inimesi või parandada. See oli väga viisakalt ja aupaklik. Härra Taaling, siin majas lubage ikka, las meie teeme seda tööd. No sellega oli antud mõista, loomulikult minu aeg sai seal täis. Ma olin juba teinud, mis vaja.
ja inimene võib-olla, kes oleks elu võtnud, seda ei teinud. See on see, mida Jumal teeb. Vaadake, ka sinu enda haigus ja minul oli selle rohtudega oli nii, et see oli tõesti, need olid rasked rohud, mida ma võtsin ja siis olin Oleviste kirikus, kui ühel päeval, see on ka tunnistus lõpetuseks. Ja neid oli palju, need karpide sees, need igasugused, seal oli palju. Tuleme koju ja ma ütlen, Marianna, tule siia. Ta ei teadnud midagi. Ma võtsin need rohud sahtlist välja, mis mul olid, kõik need psühhotroopsed rohud, antidepressandid ja et magama jääda kõik. Ja nendest kilekestadest võtsin suure supitaldriku ja lükkasin sinna peale kõik järjest. Tühjaks need. Need läksid prügikasti ja see taldriku täis läks tualetipotist alla. Ühe korra. See on see, mida Jumal teeb. Ma ei teadnud, kui ma hommikul läksin ära, et ma teen sellist asja. Ja ma teadsin ka seda, seal on kirjutatud, kui te lõpetate selle rohu võtmise järsku, te võite enese tapu teha ja kõik asjad seal. Aga ma ei mõelnud selle peale, ma lihtsalt tegin ja oligi. Lõpetatud. Ja, vaba. Kõigest sellest vaba. See on see, mida Jumal teeb. Vaat see tänane jutlus ja ka see hea laul selle kohta, see paremat ei saa olla. Ja seda ma soovin kõikidele. Me elame edasi kõik. Oleme kuulnud seda ja ole õnnelik, kui sa oled Jumala laps ja kui sa oled praegu keegi, kes on, võib-olla vaatab, kuuleb seda esimest korda, siis sul on võimalus ka teha see otsus, et lepitus saada Jeesusega. Ja veel palju võiks seal teemal rääkida, palju. See ongi meie elu olnud Mariannaga, see on meid üleval hoidnud, see on jõudu andnud ja au ainult Jeesuse nimele ja ka võib-olla neid eluaastaidki andnud ja kõik. Jumal teab, mis ta teeb. Aeg on tema käes. Mul on kirjutatud Piiblisse üks tore lause, mis ma lugesin hiljuti. Kuskilt vaatamata sinu eale võib elu kõige parem osa veel ees olla. Ja. Võtta vastu, täna me alustasime sellega, lugesime. Mida me räägime, nii on. Marianna räägib tihti, kui Saara 90-aastaselt sünnitas veel ja kõik. Ja. Me ei tea, kas meist keegi siin sünnitama hakkab, aga Jumal võib kõike teha. Ja. Jumal võib kõike teha. Jumala käes on kõik, eks ole. Nii et kallis kuulajaskond ja vaatajaskond, ma ütleks nii, et täna see oli võib-olla natuke niisuke imelik teenistus või jutlus aga kas tasus rääkida niisugust asju? Elu. Koos Jeesusega, koos Jumalaga elu. Ja mina ütleks teile kõikidele, et arvestage, et Oljus Taling ei ole mingi eriinimene siin. Ma olen võib-olla palju patusem kui paljud teised, aga igaüks teist võib neid asju kogeda. Igaüks teist. Ainult tee õiged valikud. Tee õiged valikud. Siis juhtuvad. Ja see niisuke elu, nagu me oleme elanud, see on ju põnev. Ja see on huvitav. Kõik seal koos Jumalaga. Kui vaja, siis ka sellises haiglas, eks ole, aga Jumalal oli oma plaan. Ja minul oli ka kasu sellest. Aga tänu Jumalale, me täname selle eest, me läheme Jeesuse surma
mäletamisele ja täna on läinud meil natuke pikemaks, aga ma tänan Jumalat, et ma olen väga hästi nagu hoitud tema poolt. Tunnen ennast hästi no Jumal, kes teisse kastab, ise saab kastetud. ja lihtsalt tahaks nagu ühe palve ühiselt tänada kõige selle eest, mida Jeesus on teinud, mida me oleme kuulnud. Langetame oma pead ja palvetame. Kallis Isa, sina oled teinud suuri asju. Ja Jumal, need tegemised ei ole lõppenud. See toimub kõik edasi, sest sina elad. Püha vaim on see, kes teeb tööd inimeste juures. Ja ma tänan, Jumal, et me võime veel kuulutada vabalt sinu suuri asju ja neid tõdesid, mis on põhitõed, mis meie elu üleval hoiavad. Ma tänan sind selle eest. Ma tänan sind, Jumal, selle tänase jutluse eest, sest see au kuulub sulle. See on see, mida ainult sina teed. Ja selleks sinule lähevad ka vaja inimesed. Meie oleme üks osa nendest. Jumal, õnnista kõiki, kes on kuulnud, kes on vaadanud, kes on näinud, õnnista kõiki neid. Ma palun seda Jeesuse Kristuse nimel ja õnnista ka jätkuvat osa, kui me mäletame Jeesuse Kristuse surma. Aamen.